täna me keskendume minu meelest kujundamise kõige raskemale nišile ehk logole ja ma soovitaksin kummutada neid väiteid, et Canvas disainitud logo tähendab seda, et see ei kõlba logoks või sul ei ole õigusi seda kasutada või seda ei saa registreerida kaubamärgina. Küll on seal mõned nüansid, millega arvestada ja sellest me täna räägimegi. Ning kõigepealt kõiki logosid ei registreerita kaubamärgina. Suur osa neist ei registreerita kaubamärgina, mis tähendabki seda, et kui sa võtad Canvas logomalli ja kohandad seda ja kasutad, siis tegelikult midagi ei juhtu. Kaubamärgina registreeritakse vaid mõned kindlad brändid, see on selline tasuline ja keerukam protsess. Nii et kui sa kirjutad aadressiribale canva.com, kaldkriipsud, templates ja seejärel logo, avanevad sul kõik Canva logomallid, mida on 20 000 või rohkem ja nende hulgas on väga palju erinevaid malle. Kui sa kujundad endale, siis ei pea need nõuded olema nii kõrged. Kui sa kujundad teistele, pead sa kujundamisest ja logode loomiseks mõeldud profitarkvaradest rohkem teadma. Ja mis eristab siis kaubamärgiks sobivat logot mitte selleks sobivat logot, on see, et sa ei tohi kasutada Canva elemente, sest need on kujundatud kellegi teise poolt. Kui sa kasutad siis logoks sõnamärki, siis sõna ise on juba unikaalne, seal probleeme ei ole, kuid sinu kasutatavad elemendid, näiteks ruut, peab olema tehtud Canva algelementidest või sinu loodud. Sinu loodute alla, millele su kuuluvad autoriõigused, sobivad ka ai genereeritud pildid ja seda nippi õpetan ma ka sulle. Nii et näiteks see logo, kui sa seda mesilast ise ei genereeri, ei sobi. Kui sa genereerid ai abil selle mesilase ja vektoriseerid, siis sobib. Ning mul on siin üks näidis, mis on Canva mall. Kui sa nüüd muudad lihtsalt tähed ära, aga jätad värvid samaks ja selle krooni siin, siis ei sobi ta kaubamärgiks ja ei eristu tegelikult ka piisavalt. Ma arvan, et igaüks tahab, et tema logo oleks piisavalt unikaalne. Mis sa saad teha, on see, et sa genereerid ai abil selle elemendi eraldi, lood selle taustaringi ise Canva elemendist, vajuta lihtsalt klaviatuurilt C-tähte, sul tulebki ring. Selle ringi sa saad asetada siia teksti taha ja need Canva siis elemendid, vormid, mis tulevad sellisel kujul, on juba tegelikult vektorid, siit on natukene raske seda näpsata. Teeme natuke suuremaks ja neil ei ole autoriõiguste probleemi, sest nad on universaalsed. Nii, ja kuidas sellist genereerida? Tähtis on kindlasti see, et fondi ja üldine stiil siis sobituks ka selle genereeritud elemendiga. Minu nipp on nüüd selline, et ma võtan selle krooni, ma lisan selle siia eraldi
ja teen tausta valgeks. Nüüd sa võid lihtsalt pildi alla laadida. Aja kokkuhoiuks ma teen kuvatõmmise, kasutades Lightshot Chrome laiendust, selline kuvatõmmiste tegemise äpp. Nüüd lähen ChatGPT-sse ja laen selle pildi alla. Ma soovin originaalset elementi luua. Palun loo mulle prompt sellest ikoonist. Ikoon peab olema ekslik ja modernne ning musta värvi. Nüüd natukene ootad. Minu lemmik ai generaator, mis teeb ka väga hästi tekste, on ideogramm, milles genereerida, kuid täiesti soovitan proovida ka Canva Streamlabi, mis asub avalehel ja on kättesaadav siis tasulistele kasutajatele. Ning genereeri. Sa võid selle formaadi muuta soovi korral ruudukujuliseks, sa ei teki seda tühja pinda nii palju siia ümber. Ja genereerime. Siin, nagu näete, olen ma juba varasemalt natukene genereerinud ja mulle selline pintslitõmmetega tehtud kroon väga ei sobinud. See ei sobinud selle stiiliga, mida ma soovisin. Kuid sa saad seda prompti muuta niimoodi, kuidas sa ise soovid. Ja mm, siin tasubki olla loominguline, kindlasti saab neid prompte ehitada palju korralikumalt, aga täiesti niimoodi tunde järgi kirjutad ja katsetad ning see võib võtta aega. Ma väga ei soovita tekste ehk seda tekstiosa genereerida, aga võib ka nii juhtuda, nii et see võib võtta lihtsalt aega, see genereerimine ja tegemine. Näitame sellesama protsessi ka ideogrammis. Panen siia selle prompti. Nüüd valin siit disain, seejärel ruudu ja genereerime. Tasuta kasutaja saab minu teada genereerida 5 korda. 5 korda ja iga kord ta pakub sulle siis 4 varianti. Nüüd ma vaatan, et see kroon on natuke liiga täidetud, et võib-olla see kumeram ja joonega variant võiks paremini sobida. Aga proovime selle, natuke läheb aega. Nii et see õige prompt ja kannatlikkus on kindlasti võtmesõna ning nende generatsioonide autoriõigused kuuluvad sulle, nii et sina oledki siis nende autor. Ja nende tulemustega ma olen rohkem rahul. Võtangi tasuta kasutaja saab madalama kvaliteediga alla laadida, aga kuna mul ei ole tegelikult suurt kvaliteeti vaja, et see ka vektoriseerida ehk teha selliseks, et saab muuta värvi, siis, siis hetkel sobib see väga hästi. Mis ma teen, on see, et ma eemaldan tausta. Tausta eemaldus on
tasulise kasutaja funktsioon. Nüüd ma kasutan sellist salajasemat kanvanippi ja vektoriseerin selle kujutise. See on nüüd väga oluline standardse logo tegemisel, et sa saaksid muuta värvi ja suurendada seda elementi ilma kadudeta. Vajuta tööriistaribal Edit nuppu ja leia siit selline valik nagu Tracer. See on Canva vektoriseerimise funktsioon ja hetkel vähemalt võimalik kasutada ka tasuta kasutajatel ja teeme mustvalge vektoriseerimise. On võimalik ka värvilisi vektoriseerida, aga see on juba natukene ähm, keerukam protsess, et see tuleks kvaliteetselt. Nii et ma soovitaks ikkagi alustada mustvalgest. Ja lisame kujundusele. Nüüd kohe ei tule see värvi muutmise võimalus. Canva sageli tahab, et sa värskendaksid seda lehte enne, kui see funktsioon siia tuleb. Nii et me vajutame refresh nuppu. Ja väga sageli, kui mõni muudatus Canvas ei tule, näiteks sa ei leia üles lahetud pilti või midagi, siis refresh nupp teeb imesid. Nii, ja nüüd siin on meil see pildifail ja nüüd, kui me vajutame siia kroonile, siis me saame värvi muuta, tekib see värviikoon ja see värviring ongi tihti sageli selleks märgiks, et sa kasutad vektor elementi ja nüüd, kui te vaatate ka neid logosid, mul on juba siit logomallid eest kadunud, avame need korra uuesti. Nii on kõige kiirem viis neid leida. Siis tasubki siit otsida sellised logosid, kus on sellised elemendid, et kui sa nad avad, siis sa saad muuta värvi. Võtame siit näiteks selle mesilasega. Customize this template, avame selle malli ja vaatame, kas tegemist on vektormalliga või mitte. Siia tuleb värvi like, nii et ta on vektor ja kui sa nüüd Canvast vektorina salvestad, mille me teeme ka läbi, siis on nõuetele vastav logo. Aga otsime mõne mesilase, mis ei ole siis vektor. Sageli me leiame sellised fotode alt, aga võib olla ka graafikal. Ja siin on selline vesivärvi tekstuuriga mesilane, mis võib sobida ka sinu logo jaoks, aga seda on väga keeruline vektoriseerida, päris sellisel kujul sa ei saagi ning ta ei ole päris siis standarditele vastav, et standard on ikkagi vektor. Lähme enda algse logo juurde tagasi, kopeerime selle krooni. Nüüd siin on hästi palju lisaruumi. Sa saad sellest vabaneda, kui sa kasutad seda lõiketööriista ja lihtsalt teed selle üleliigse ruumi natukene väiksemaks. See võib-olla on mugavam seetõttu, et need kihid ei hakkaks liiga palju kattuma, et mida vähem on üleliigset ruumi, seda vähem tekib sellist kihtide kattumist, kui sa kujundad. Nii, teeme nüüd koopia sellest algsest mallist, kustutame selle krooni ära. Teeme natuke väiksemaks lehte ja sätime siia ning näemegi, et tegelikult sellel kirjastiilil ja elemendil praegult ei ole sama värv. Seda saame nüüd muuta niimoodi, et vajutame siia värviringile. Nüüd see plussiga ikoon, siit valime värvipipett ja võtame siit selle fondi värvi ja ongi ühtlustatud.
kuid ma ei soovita kasutada neid samu värvi. ilmselgelt sa muudad siin tähti enda brändile vastavaks, et nii juba ta muutub, aga ka kaubamärgi puhul, et värvid tuleks ikkagi ära vahetada. mine disain nupu alla ja siit sa saad katsetada erinevaid Canva eelsalvestatud palette, kuid kui sul on bränd seadistatud, saad sa kasutada ka enda palette ja näemegi, kui suur on tegelikult vahe nüüd sellel esimesel ja teisel ning meil on nüüd tegelikult selline logo, mis vastab kaubamärgi standarditele, sest fond võib sul olla, sa saad kasutada Canvas olevaid fonte ka kommertseesmärkidel. meil on ring tehtud elemendist või sellest algelemendist, nimetame neid algelemendid, mis on vektor ja meil on siin enda loodud element, mis on vektoriseeritud. nüüd sul peab olema vähemalt 2 logo formaati. esimene neist, meil ei ole siin päris valge taust hetkel, teeme ta täiesti valgeks. täiesti valge värvikood on 5 F-i, jah, mitte 6 või 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikkagi. ja soovitan täiesti valgeks teha, kui sa tahad läbipaistvat tausta. nüüd, esimene, mis me teeme, on siis pildi formaat PNG. Share ja siit download ehk allalaadimine. nüüd valin siis õige lehe. ja kindlasti tee linnuke transparent background, siin ta soovitabki automaatselt PNG-d. JPEG, mis on teine pildiformaat, ei sobi, sest ei võimalda salvestada läbipaistva taustaga. nii et kui sa tahad natukene väiksemat failiformaati ja on täitsa okei, kui siin on see valge kast ümber, siis võid ka JPEG-ina salvestada. seda kasutatakse vahest siis, kui sa tahad kodulehel kasutada väiksema mahuga siis faili, aga pigem on ikka kodulehtedel levinud see, et kasutatakse vektorfaili. aga teeme kõigepealt siis pildifaili läbi ja laeme alla. nüüd, kuidas siis brändi lisada? brändi saab lisada logosid ainult tasuline kasutaja. Lähed siit vasakust menüüst bränd. nüüd vajutad See all. kui sul ei ole ühtegi logo, siis võib olla sul mõni teine nimetus. nüüd edit, plussmärki, laen ülesse ja leian ülesse, siin on mu PNG fail. ja salvestan muudatused ka tiimi jaoks. nüüd suurendan. muudame taustavärvi, et kontrollida, kas on läbipaistev ja tõepoolest on läbipaistev fail. nii, aga probleem on nüüd selles, et kui sa pildifaili suurendad või vähendad, siis pildiformaadil on kaod suurendades, on ju, et mingist hetkest muutub ta liiga piksliliseks, tekivad sakilised teravad ääred. sellepärast ongi standardiks ikkagi vektorlogo, millal saab muuta värve ja suurendada ilma kadudeta. kuidas nüüd sellest logost selline salvestada? alguse protsess on täpselt sama. Lähed share ja nüüd allalaadimine, seejärel SVG. võtame ära tausta, transparent background, tee siia linnuke. nüüd vali õige leht ja allalaadimine. jällegi, kui seal on tasuline kasutaja, saad lisada logo siia ka vektorkujul, vajuta edit, plussmärk, lae ülesse ning vali nüüd see, millel on SVG. SVG on vektorfaili see formaat, aga kui sul on siis
rassika ehk sellise pildielemendid, siis selles formaadis salvestamine ei vektoriseeri. Et ma olen näinud selliseid Canva õpetusi, kus niimoodi õpetatakse, et salvestad selle SVG-na ja sul ongi vektorfail. See ei ole nüüd tõde. Ja nüüd save, salvesta muudatused, lisame selle nüüd siia. Ja nüüd näetegi, et sa saad selle üles laetud logol samuti värve muuta, aga ta ei ole nagu kujundusfail. Sa ei saa neid tähti siin ringi liigutada, ta püsib ilusti sul koos. Ja ma olen märganud, et kuni 6 värvi on niimoodi, et ta vektorfaili puhul kuvab siis need värvid ja kui sa mõnes teises programmis lisad gradient värvid, gradient tähendab nüüd seda, et on värvi üleminek, siis ka see tuleb kaasa nii-öelda, aga Canvas sa ise nüüd logodele seda lisada ei saa, et selleks tuleb kasutada mõnda muud faili ja muudame selle krooni värvi nüüd siis mõneks selliseks värviks, mis meil siin on. Ja siin dokumendi värvides tegelikult ta toobki meile kõik värvid, mida dokumendis kasutatakse. Nüüd ma ei pea kaugelt otsima siis. Et või võid valida täiesti uue värvi, roheline hetkel sobib väga hästi. Kuidas ma saan lisada värve värvipaletti? Tee aktiivseks mõni element, millel on värv. Ja nüüd vajuta siis fondi puhul on siin A-täht, aga kui sul on element, siis on lihtsalt värviring. Ja vajuta nüüd siis kas sinna A-tähele või värviringile ja nüüd kui sul on mõni värvipalett juba, siis on siin edit nupp, aga kui sul ei ole ühtegi värvi, siis võib olla sul siin add palett nupp näiteks või add color. Ja tasuta kontol saad lisada 3 värvi, siis tasulisel kontol sa saad luua erinevad värvikomplektid ja nende komplektide alla siis vist lõputult värvipalette. Et vajutad edit, add palett ja see uus palett tuleb siia rivi lõppu ja see on üsna häiriv. Nii et võta mõne selle uue palleti, siia saad panna nime, logo, värvid, 2 näiteks. Ja nüüd, kui sa lisad plussvärvi, siis ta lisab selle värvi sul, mis sul on parasjagu aktiivne. Nüüd ma aktiviseerin siit. Ta tahab kogu aeg, tahtis nüüd, mitte kogu aeg, hetkel tahtis salvestamist. Vahepeal otsime selle palleti uuesti ülesse, ennem peame siit vajutama edit. Et mul on üsna palju neid. Nii, nüüd. See nüüd natukene pussardamist. Võtame mõne palleti, mis siin eespool on, et hoida aega kokku. Et nii. Fontide puhul see nipp ei toimi. Siis ongi niimoodi, et sa vajutad sellele värvile, mis sa tahad lisada, kopeerid selle värvi, kasuta näiteks kiirklahv, Command ja C Mac arvutil ja Windows arvutil, Ctrl ja C ja nüüd valisid see värv ja lihtsalt kleebi see värv siia. See värv on olemas juba, seda lisada ei saa. Ning ma kasutasin stiliseerimisel seda värvipalletti. Nii, aga lisame siis siia. Ja siin sa saad juba lisada tegelikult ka gradient värve. Ja võtame järgmise värvi, lisame plussi ja tuleb siia juurde. Nüüd salvestan. Aga jah, neid gradiente niimoodi sa kasutada ei saa ja kui sul on siis selline element, kuhu sa ei saa seda gradienti lisada, siis kaovad need gradiendid palettidest ära. Kuhu sa saad gradienti lisada? Näiteks sellele ringiga elemendile.
ringi on siit natukene keeruline kätte saada, nii et me avame siis kihid, position ja layers ja vajutame siit sellele ringile. Nüüd lähme värvipaletti ja selge, hetkel ta ei lase mul millegipärast. Ma tegin vist sellest algsest logost koopia, kus ta ei olnud elemendina. Seega, mis valesti, see uuesti. Teeme ruttu siia selle elemendi. Nüüd tõstame selle siia taha. Kõige tagumisele kihile, muudame värvi mustaks. Ja nüüd sellised vead on väga kasulikud. Nüüd on meil loodud see ring siis sellest algelemendist, mis ongi see õige ja sellele me juba saame ka gradient värve lisada. Et sellel logomallil on see ring lisatud siis üles laetuna nii-öelda, mitte Canva algelemendina. Nüüd vajutame siia ja meil on tegelikult need gradient siin ka olemas, lihtsalt hetkel on seda gradienti kasutades kontrast olematu. Nii, ja võib juhtuda ka niimoodi, et sul soovitakse seda logo saada, selle värvi ka ära, PDF-ina. Kuidas siis käituda? Siis lähed share, alalaadimine, PDF print, siit ühtegi linnukest ei tee, valid õige lehekülje ja laed alla, et vahest soovitakse saada neid logofaile PDF-ina. PDF suudab säilitada erinevaid kihte, nii et need kihid jäävad siis lahtisena. Et meil on siin olemas siis ja ta säilitab siis õigeid värve ja nii edasi. Et enamasti jah, küsitaksegi sult seda logofaili kas SVG-na või PDF-ina. Aga PDF logo siis brändikeskusesse üles ei lae. See on siis, kui sult tahetakse seda PDF faili saada. Brändikeskuses on meil ikkagi läbipaistva taustaga PNG ja SVG. Aga räägime siis veel natukene sellest vektorist. Mis see siis tähendab, et Canva on ikkagi digitaalseks kasutuseks mõeldud kujunduste platvorm pigem, saab luua trükiseid, saab vektoriseerida, kõiki neid asju teha, aga kontrollida selle logo vastavust on vaja ikkagi professionaalset vektorgraafikaks mõeldud programmi. Näiteks on siin pildil siis vabavaraline vektorgraafika programm Inkscape ja professionaalid, kes näiteks keskenduvadki logo disainimisele või üldse sellised professionaalsed graafilised disainerid, kasutavad tihti ka tasulisi programme, näiteks Adobe Illustrator või Corel Draw. Ja Canva on ostnud tegelikult ka ühe professionaalse graafilise disaini tarkvara nimega Affinity ja ka neil on olemas tegelikult selline oma vektoriga tööks programm Affinity Designer. Et on olemas selline profi tarkvara, et võib näiteks kasutada ühekordse maksena, et Adobe programmid on siis näiteks kuutasuga, aga Affinity on see kõige soodsam variant, et sa võid siis osta ühekordsena. Ja vektorist saabki aru kõige paremini siis, kui sa avad nendes programmides. Vektor on siis, et meil on seesama logo. Sul on kõik pinnad siis defineeritud nii-öelda punktide, pindade ja joontena ja see teebki vektori skaleeritavaks ja värvid muudetavaks.
ja eriti tähtis on see brändivärvide puhul, sest kanvas sa saad kasutada ainult siis RGB värve, hekskoode, mida me nägime, aga brändivärvidel on tähtis tegelikult kasutada ka nende digitaalselt kasutatava värvide trüki, trükivärvide vasteid nii-öelda. see võib kõlada hästi keeruliselt ja fonte on väga hea kasutada, et need, nagu me näemegi, et see on ise väga hästi vektoriseerunud. fondid iseenesest ei ole vektorfailid, kuid nad käituvad väga sarnaselt ja vektoriseeruvad väga hästi. Ja kui sa nüüd Canvas SVG-na alla laed, et siin ma eraldi midagi ei ole teinud. ja ring on meil ka ilusti siis nõuetekohane. korra avan selle siis Inkscape'is. Nii, mul ei pruugi nüüd, teil ei pruugi hetkel näha olla, siis ma jagan seda ekraani nüüd niimoodi, et ta on Windowsi põhine vist. nii. nii, ma jagan uuesti ekraani, et läks. nii, peaks olema tegelikult ikkagi terve ekraan. ja selline on siis see programm ja kõik need asjad on kihtidena. mina soovitaks lasta mõnel professionaalsel disaineril enda failid üle vaadata. see programm võimaldab sul siis muuta neid kujundeid, näiteks tähti või siis soovid siin muuta reavahet, natukene võib-olla kaugemale sättida. et siit sa saad seda asetust muuta, pöörata ja siin all on selline nupp. et kui on kõik õigesti vektoriseeritud, siis sa saadki muuta neid kujundeid siin. näiteks teeme niimoodi, et nüüd see kalle siin on samasugune, siit natuke siiapoole. et see on nüüd see, et kui sulle need sõnad ja asjad kõik ei ole päris nii, nagu sa tahaksid, siis ava seesama SVG fail Inkscape'is ja ta vajab natukene siis õppimist ja pärast salvestad jällegi siit Inkscape'ist siis SVG-na, et Canvasse saab laadida ainult SVG. siin teeme näiteks selle ümmarguse vormisid selliseks, aga hetkel ei olegi mul eesmärk siin teile teha sellist Inkscape'i kursust, fail, save as ja allalaadimine SVG logo. ja ahah, selle nimega juba on olemas logo. paneme näiteks 2 suurt tähte siia. nii, mis ma nüüd, jah, las ta olla hetkel niimoodi, et me ei hakka siin seda keerulisemaks ajama. leiame selle faili ülesse, laeme Canvasse. ja muu protsess käib tegelikult samamoodi, et ta tuleb siia piltide alla. ja nüüd, mis viga oli, et ma jätsin selle valge taustakihi, et kui ma nüüd, üldiselt tuli ta koos selle kihiga. värvi muuta. et siin on ka tähtis kõik need kihid ja asjad üle käia, vaadata, kus, mis on, üleliigsed asjad ära kustutada, et neid üleliigseid asju võib siin tekkida üsna palju.
ja ütlen ise, et ma väga ei armasta neid seda vektorit ja ta ongi selline keerulisem ja kuidas see kõik käib, et palju parem on siis usaldada neid professionaale, kes neid programme pidevalt kasutavad ja logosid kujundavad, et nad vaataks sinu asja üle. Nii, vaatame, kas me saime valgest ruudust lahti. Saime jah, et alumine kiht oli siis värviline, aga nüüd on meil täitsa selline muudetud logo olemas. Kõige sagedasem viga minu meelest ongi see valge kast ja siis seda valget kasti hakatakse kuidagi siis tausta eemaldajatega kasutama, et ära seda nii tee. Ja protsess ise tegelikult algab ikkagi sellest, et sa kõigepealt mõistad erinevaid logoliike, mida kasutada ja kõige levinum on kombinatsioon ehk on logomärk ja siis sõnamärk ehk see tekstiline osa ja mingisugune märk. Et sõnamärgi alaliik, mida kasutatakse personaalbrändide puhul üsna tihedalt, on signatuurlogo. Mõni äge koht veel, mida proovida, et teha näiteks see sõnamärk logo, on fonts.google.com. Seal olevad fondid on kõik tasuta ja kui sul on tasuline Canva, siis sa saad fondid üles laadida. Lähedki siia fonts.google.com, kirjutame näiteks siia Canva kool. Siit alt sa saad meeleolu näiteks valida, erinevad fontide meeleolud, et ei pea olema siin spetsialist. Saabki, paneme siit rahulik ja on siin erinevad fondid, mida sa saad siis alla laadida. tead fond, laed alla ja nüüd üleslaadimiseks peabki olema mõni tekstikast aktiivne. Nüüd vajutad fondi nimele ja siin all on upload font ja seda nüüd ei saa kasutada tasuta kasutajad, et fontide üleslaadimine on ainult tasulistele ja brändi komplekti kohta saad laadida 500 fonti üles. Vaatame, kuidas meil edeneb see fondi üleslaadimine. See on zip-fail, mis tähendab seda, et see tuleb avada ja minul ta ekstraktib ehk eraldab automaatselt ning nii, ma tean, et see Boltonese on näiteks font, mis ma ennem üles laadisin, aga see on juba olemas. et siin tuleb otsida see õige kaust ülesse. Nii, natukene meenutame selle fondi nimi Lexend. Nii, Lex. Selline piinlik lugu, et ma hetkel ei leia enda alla laetud kaustadest seda, aga võtame mõne muu fondi lihtsalt. Nii, või läheme korra uuesti alla, et vaadata, mis läks valesti. Kustad, avame kausta. Ma laadisin lihtsalt vale fondi alla, mis mul on juba olemas. Nii, aga ma tõesti sooviksin, et te saaksite selle õigesti kätte, nii et kui need vead juhtuvad, siis teeme pigem uuesti. Läheme alla ja nii. Nüüd ta näitab mulle neid kõiki fonte, mis ma siin valinud olen ja siit tuligi see
viga sisse. et Lexen zip fail ja siin ta nüüd eraldab selle, et juhtub selliseid asju. ja nüüd tuleb see fond siin ja need on nüüd erikaaluga fondid, on ju, et ehk eri siis jämeduse või rasvasusega. Laeme selle TTF faili ülesse. jah, sa pead kinnitama, et sa omad õigusi, et neid kasutada. Google fondid on kõik tasuta, ka kommertslitsentsiga. ja kui sa kerid nüüd siin fondides allapoole, siis üleslaetud fondid tulevad üsna siia allosasse ja sa pead meelde jätma siis selle fondi nime. ja saad ka niimoodi siis ägedaid fonte oma logode jaoks. aga loomulikult võid kasutada ka Canva logosid. mina teen kuvatõmmised nendest fontidest ja üks nipp, mida sa võid kasutada, on see, et sa lased Canval siis leida sarnase fondi ja seda saavad teha nüüd ka tasulised kasutajad. Lähed Magic Studiosse, siit valid Grab text. ja nüüd valid selle teksti. me võime valida, et kogu tekst. las ta määrab mõlemale fondile siis Canva vasted. ja ongi meil nüüd olemas nad fontidena, need ei ole nüüd päris samad, on ju, et Canvas ei ole seda Boltonese fonti, aga leidis sarnase fondina siis Antoni ja siis Collective on see ülemine, et saab kasutada ka sellist nippi logode tegemiseks. ning lisada siis näiteks siia oma ikoon, mis vastab stiilile. ning see sättimine, mustandi tegemine on selline paras töö. et ma soovitan teha üsna palju erinevaid variante ja variatsioone. näiteks vertikaalne, horisontaalne ja tumedale taustale ning teha siis ka värvide jaoks selline sessioon, kus sa katsetad erinevaid värve. et see logo tegemine on protsess, et kohe esimese hooga ei pruugigi tulla see ideaalne. siin on siis mõned näidised, mis ma olen vektoriseerinud Canvas, teinud ai-ga teksti ja vektoriseerinud, et ongi näiteks sul selline üritus nagu lossiturg, see on ideogrammiga siis genereeritud, vektoriseeritud siis nii, nagu ma ennem näitasin ja üles laetud ja on võimalik siis teha nii suureks, kui on plakat, ilma et kaotaksid siis kvaliteedist. ja kõige tähtsam õppetund, mida kaasa võtta, ongi see vektor ja rastergraafika, nii et mõiste, mida need tähendavad. vasakul pool on meil tavaline Canva element ja näen, et siia tulevad värvid. see on see kõige kindlam märk, et aru saada, et tegemist on vektorfaili. paremal pool on kohvitass, mis on fotolik ja on rastergraafika, siia värve ei ilmu. ja sellist fotot on üsna raske tegelikult vektoriseerida. siin ongi näha, et iga see pind on eraldi kiht ja igat seda asja saab siin kustutada, muuta, värve muuta ja nii edasi. et tassis on ka vari, on ju. üldiselt, mida vähem on sul neid logos värve, seda parem enamasti. ja ma näitan ka mõndasid logosid, mis ma olen siis ai abil genereerinud. ongi selline signatuurlogo, hästi lihtne prompt. Eemaldasin tausta ja siia ma olen teinud ruudu siis Canva elemendina, vajutad lihtsalt R-klahvi, et selline taust teha, vektoriseerinud, muudad värvi ja üles laadides toimibki ta niimoodi ilusti logona. nii, teeme natukene siit veel vähemaks ja
nii lihtne ta ongi, et kui sul on persooni bränd, siis täitsa soovitan sellist asja proovida. siin on veel mõned sellised ai-ga tehtud näited, mis sobivad ilusasti ka vektoriseerimiseks, kuid näevad professionaalsed välja. siin on ka selline värviline variant, siis täht, mis on siis natukene stiliseeritud ai abil. Lihtsalt inspireerida, kuidas sa saaksid kasutada ai-d ja Canvas luua täiesti originaalne logo. näiteks koodik, kus on sellised i peal wifi lained, hästi lihtne, hästi selline tore, sobib näiteks programmeerijale. siin veel mõned signatuurlogod, näiteks kondiitriärile selline saianinja, aga seda juba ma ei tea, kui hästi ta Canvas vektoriseerib, et kui on vaja vektoriseerida, siis ma soovitaks anda sellise ai pildi vektoriseerimine mõne professionaali kätte. et seda on natuke kergem vektoriseerida, aga siin on juba rohkem värve ja detaile. selline loomapoe logo. ning sa võidki saada inspiratsiooni Canva mallidest ja luua lihtsalt eraldi äh, ikoon siia juurde. Nende näidete puhul ma olen teinud niimoodi, et ma olen lasknud ai-l genereerida ka teksti ja siis Canvasel grab text funktsiooni abil teinud fontideks. ja kui palju mõjutab see stiil? et meil on siin selline logo, mis sobib vintage kohvipoele ja siis sellised modernsemad variandid, hästi minimalistlikud ja siis sellised variandid, mis on sellised nunnumad ja sõbralikum. kõik on nagu kohvipoe logod, on ju, et see ongi see, mida logo teeb, et ta annab sulle edasi seda, mida sinu äri kujundab. siin paremal pool on mul ai-ga tehtud siis see elemendi osa ja tekst on pandud siis ümber siis kumerdamise teel, teine aktiivseks, et selline efekt äh, siis efektid, shape ja curve, et sellega sa saad ringi ümber siis oma teksti panna ja kummerdada. et veel mõned sellised näited, mida kõike on võimalik teha, kui on loomingulist meelt ja sa tead seda tehnilist tausta selle taga. aga värviliste puhul, kui ta on sul selle läbipaistva taustaga PNG-na, siis see täiesti sobib logoks. on ju, et ma näen tegelikult seda, et ei olegi aastaid tegutsedes ühtegi vektorlogot ettevõtjal, et tal ongi see pildifail läbipaistva taustaga, et erinevad blogid, online ärid, kus ei olegi see värvitäpsus väga tähtis ja trükiseid tehakse harva või üldse ei tehta, on ju, ja saadaksegi hakkama sellise pildiga. et see vektoriseerimine tulebki tihti mängu just trükiste puhul ja kui need nõuded on suuremad või sa teed logosid tellimustöödel. veel mõned sellised ai näited. siin samamoodi, et sain inspiratsiooni Canva logomallist, et tuuladele mõeldud siis selline logo ja osade puhul ma tegin ka selle teksti osa fondiks. aga võib täiesti kasutada ka seda, mida ai genereerib, et ta teeb üsna hästi. Vektoriseeritud ja kui palju erinevaid variante ja nad on kõik originaalsed. ei pea muretsema, et sinu konkurent kasutab nüüd täpselt sedasama ikooni. sa saad ikkagi täiesti eristuva tulemuse. ja nüüd see näide, mis mul seal eespool oli, et ennem kui sa hakkad vektoriseerima, siis ai pildid ei tule läbipaistva taustaga. et esimene asi on ikkagi see, et sa eemaldad tausta. tausta saab eemaldada tasuline kasutaja. kui sul on tasuta kasutaja, siis kasuta mõnda muud veebist leiduvat tausta eemaldajat. Canvas on ka erinevad äpid, aga nad ei tee nii kvaliteetselt, et lähed apps ja Erase näiteks.
erinevate nimedega ja siit võid leida täiesti erinevaid siis selliseid äppe, mis teevad seda siis sinu eest. Et siin peab üles laadima siis tausta eemaldamiseks. Ja kui nüüd Canvas kasutada seda Tracer äppi, et värvilisena vektoriseerida, siis ma soovitan piirata värvide arvu. Ja siin on kolmevärviline logo ja siin on nii, nagu ta ise pakkus. Ja kolmevärvilisel me näemegi, et tegelikult tekivad need vead sisse, aga tegelikult see õige protsess on ikkagi nii, et alustatakse vektorist, mitte vastupidi, et pildist vektoriks. Nii et siin tulevad vead sisse ja ma näitaksin, mis ta siis kujutab. Et siin on see kolmevärviline ja siin on tegelikult neid kihte ja värve vähem, kuigi ikkagi liiga palju. Aga siin kõrval on meil see, mis ta nüüd tegi niimoodi, et tal on kõik värvid olemas ja kui ma nüüd sisse suumin, siis te näete kõiki neid tükke ja sakke ja asju, et see ei ole hea. Et sellepärast ma ütlengi, et see värviline vektoriseerimine, et see nõuab natuke teadmisi, mis on hästi vektoriseeritav, mis mitte. Et olen väga edukalt teinud ka kahevärvilisi vektoriseerimisi Canvas ja saanud häid tulemusi. Teine asi on see, et kui neid värve on väga palju, me näemegi, et siin on needsamad logod. Vasakul pool on nüüd see, kus on piiratud 3 värvile. Ja kui neid värve on rohkem, siis Canva ei lasegi värve muuta, aga siin on meil vähe. Siin on tekkinud veel selline hele värv juurde. Et muidu need osad on siin läbipaistvad. Et siis sa saad kasutada ka seda, et sa saad neid värve muuta näiteks tumedal taustal oleva logo tegemiseks. Nii, võtame mõne, millel on rohkem kontrasti. Ta võib olla ka valge. Ja või ongi logo siis näiteks sinisel taustal ja siis selline. Et aga jah, et siis professionaalsemad disainerid, kes tunnevad neid programme, saavad ka need lillad nagu korda teha ja valida. Või on siis selline, et sa teed mustvalgena ja lased kellelgi siis mõned lehed siis ära värvida. Erinevad variandid siis. Aga tõesti on sellised online ärisid, mis saavad täiesti sellise ai pildiga hakkama, näiteks selline podcasti profiilipilt või kaanepilt, siis mõned sellised lihtsamad vektorikoonid veel, mis jätavad väga professionaalse mulje, tegelikult on minute genereerimist või alla selle ja vektoriseerimine. Aga nagu ma rääkisin, siis on ettevõtteid, kes pole kunagi kuulnud sõna vektor ja edukalt toimetavad siis selliste piltidega, mida tegelikult on väga raske või võimatu vektoriseerida. Et see on selline kahe otsaga asi, lihtsalt minu selline, mida ma õpetan, on see, et kui sa teed teenusena logode kujundamist, siis see ei vasta standardile. Et hakkama võib saada igate moodi. Ja üks näidis siis, mis kogukonnas oli üks logo küsimus ja ma aitasin siis genereerida ai abil ja vektoriseerida. Probleemkohad on see, et nad vajaksid vahest, kui sa neid fonte kasutad, et siin on sellised väikesed kohad, mis vajaks veel vektoriprogrammis siis korrastamist. Kui see logo on väga väikselt, siis ei pruugi neid märgata ja see on selline kahevärviline vektoriseerimine, mis õnnestus, et see süda oli teist värvi, nii et sai teha siis kahevärviliseks. Mis ma vektorprogrammis tegin, et algselt oli see L väga kaugel, ma tõstsin selle L-tähe lihtsalt ligemale. Ja siis tõin Canvasse, et see on see originaal. Aga kui sa alustad, siis genereeri hästi palju variante, et siin on ka see Linda nimeline logo, mis on ühevärviline ja tegelikult siin ei olegi väga midagi teha. Et tood Canvasse, vektoriseerid, laed ülesse. Et ta nõuab natukene siis sellist silma ja kogemust,
Siin on veel üks kahevärviline vektoriseerimine sellesama Tracer äpiga. 2 värvi ja muudetud värve. Ning siin on siis see algfail. Ei, algfail on taustaga, taust on siis eemaldatud. Selle tausta, kui see sobib ja sul on seda vaja, siis sa võid selle alati ise genereerida. Ning need on sellised põhiasjad, mida siis teadagi Canvas logo kujundamise kohta. Et saab teha professionaalseid logosid. Kindlasti on võimalik täiesti lihtinimesel genereerida logosid, aga lihtsalt see professionaalsuse tase ja sellega seoses ka need oskused on erinevad. Et see, mis on võib-olla väikeettevõtjale, kes ise endale teeb, ja see, mis tehakse nagu tellimustööna, on erinev ja võin öelda, et kui tellida näiteks Fiverrist, kus on vabakutselised, siis vahest ise tehes on ikka palju parem kvaliteet kui see 25-eurone logo, mis ei näe hea välja. Ja ma soovitan ise teha isegi, et sul oleks idee, mida sa soovid, sest see läheb väga kalliks ja raskeks, kui sul ei ole üldse mingit aimdust ja disainer teeb sulle 3 varianti ja 4 varianti ja nii edasi, et juba sellepärast tasub sul isegi teha midagi nagu ette. Ja kui sa tead sellest logo tegemisest neid baasteadmisi, siis on see väga eelarve ja ajatõhus kõigile osapooltele. Aitäh, et sa kuulasid. Eraldi tulevad veel materjalid siis nendest värvidest, et hetkel me nendele ei keskendugi, et mis meil need trükivärvid on, trüki ettevalmistus ja lähme natukene põhjalikumalt ka sinna. Tänan kuulamast ja kui sul on mingisuguseid küsimusi, jääb lahtise otsa, siis kirjuta julgelt mulle kas sõnumistesse või kiri tere.kanvakool@gmail.com, et vastan meeleldi sinu küsimustele ja kes on õpigrupis, lisage enda logod siis õpigruppi, siis ma saan sind juba natuke nõustada ja aidata ning siis vajadusel teha mingisuguseid lisamaterjale.